dinosaurustel läbi nende võidurelvastamise ellu jääda ei olnud mitte üks Fail. võimaldas dinosaurustel läbi nende võidurelvastamise ellu jääda ei olnud mitte üksnes parem soomusvöö või suuremad hambad. Mõned valvasid järelkäijate üle, mõned elasid karjades, mõned küttisid gruppides, teisisõnu, nad olid mitmekülgsed. Ilma selleta poleks nad kunagi suutnud nii kaua planeeti valitseda. Hiilise kriidiajastu lõpul seisame kaduvas paradeisis. Häälekaaksud, mis tõusevad maakõhust, katavad kogu planeedi kõrgisesse udusse. Otsustava hetke juurde. Nii dinosauruste ajaloos kui ka maailma ajaloos. See Tyrannosaurus aitas oma lapsele ellu jääda. Kuid kogu tema jõud ja tahe ei tähenda midagi selle vastu, mis on tulemas. Sündmus, mille eest keegi ei suuda pageda. Komeet, 10 kilomeetrise läbimõõduga jääb kihutamas kiirusega 20 kilomeetrit sekundis, lendamas madala meresopi suunas, mida tulevikus kutsutakse Mehhiko lahtes.
kes võiks ette kujutada 100 miljoni megatonnist plahvatust. Tolmupilved katavad päikese ja lämmatavad kogu maa. Hävib üle 65% kogu maailma elust. Hävivad hiigeldinosaurused. Luud. Dinosauruse luud. Kujuteldamatu aja möödudes kiviks muutunud. Me mõtleme dinosaurustest nagu eksootilisest tõust, metsikutest olenditest müütilises maailmas. Kuid tõde on, et nad valitsesid meie planeedi 170 miljoni aasta jooksul. Meie oleme olnud siin vaid murdosa sellest ajast, kõndides pinnal, kus seda teid kunagi nemad. Ja kui te vaatate lähedalt, märkate, et nad ei ole päris kadunud, mitte täiesti. Mäletate raktoreid? Mäletate, kuidas nad oma jäseni randast painutasid? Järgmine kord, kui näete väljas lindu, kujutage teda ette 50 korda suuremana ja noana teravate hammastega. Nii et ärgem leiakem dinosaurused. Nad on ikka meiega. Nende otsesed järglased on linnud.